Head kuulajad, käes on maikuu esimene Geeniuse digisaade 4. mail ja siin on Hans Lõugas, Meelis Väljamäe, Glen Pilvre ja mis meil täna teemaks on hunnik erinevaid asju, mis on oma käega järele katsutud ja oma silmaga järele vaadatud. Telefon, mitte miski, telefon ja mitte miskid klapid. Üks nutikell, mis on midagi, mitte midagi. Ja uudiste rubriigis on ka üht-teist juhtunud viimasel ajal. Ennekõike tundub, et suur Google kuulab meie saadet ja reageerib kriitikale või vähemalt lubab ennast parandada. Ja muidugi on AI maailmast ka teateid. Selline saade. No tere, hakkame saatega pihta ja võib-olla teeme täna niipidi, et räägime äkki kõigepealt ühest väiksest uudisest, mis on juba mitu korda meie saates käinud, jalgrattateed Google Mapsis. Vabandust, ühe korra vist oleme sellest rääkinud, aga mul tundub, et iga nädal on sellest midagi põhjust rääkida. Kajastame ühe kiire uuenduse ära, nimelt kui Tallinna linnavalitsus siin jagas Google'iga rattateede võrgustikku ja Google Maps lisas sellise võimaluse, et saab navigeerida nüüd ka jalgratturina kõige paremat teed pidi, mille peale me oma saates ka võrdlesime ja analüüsisime seda ja vaatasime ka palju teisi äppe, nagu näiteks Here ja Osmand ja olgem ausad ka Yandex Mapsi, siis Google saatis selle peale eestikeelse pressiteate välja. Või kas selle peale, igatahes selle järel, meie uudise järel, võib-olla see on ka meie saate peale, igatahes Google Maps saab nüüd firma sõnul veel targemaks. Sinna tulevad andmeuuendused pidevalt ja need marsruute ajakohastatakse nii kiiresti kui võimalik. Ja vähe sellest, Google ütleb veel ka seda, et nüüd saavad siis Google Mapsi esitada omavalitsused eraldi portaali kaudu veel lisainfot. Ja veel on 2 asja, mida Google nüüd kohe lubas veel paremaks teha. Esiteks leida kaardilt rattalaenutuspunkte ja jälgida jalgrataste saadavust reaalajas. See tähendab siis seda, et sa saad öelda, et ma olen näiteks, kui ma ei tea, kuskil Vabaduse väljakul, tahan sõita linnahalli juurde, siis ta näitab, et kõnni 20 meetrit selle punktini, võta sealt ratas, kuna seal praegu on ratas, sõida 15 minutit, pane ratas sinna punkti ja siis oledki jaluta 2 minutit linnahalli juures. Ja see on küll väga huvitav kõva sõna, sellepärast, et Tallinnas teatavasti on ju need markeeritud asfaldiplatsikas, et kuhu saab parkida Bolti tõukse ja teisi tõukse ja neid imelikke punaseid istuvas asendis, ma ei tea, mis asju, on see roller või elektriratas või. Et kui nende seisuplatside nii-öelda jalgrataste saadavus reaalajas on Google Mapsis, nagu Google lubab meile suure suuga, see on kõva sõna. Aga see pole veel kõik, et Google lubab ka teist asja selle juures, mitte ainult rattalaenutuspunkte, vaid ka Gemini, ma tsiteerin nüüd, vabakäe režiimi. Ma ei tea, Glen, kas sa oled vabakäe mees, et sa sõidad käed vabalt kogu aeg oma üherattalisega? Mõnikord on käed. Või sa hoiad lenksust kinni? Mõnikord on käed kinni, aga tõsi, nad on ikkagi vabamalt kui rattaga sõites küll, jah, sest ma saan ju tegelikult lihtsalt kätte võtta asju. Rattaga sõites ei ole väga hea mõte võtta asju kätte, rattaga sõites tuleks tõesti hoida kinni lenksust. Google Mapsis, kui sul nüüd hoiad midagi käes, siis see Gemini, see on siis hands-free inglise keeles on ja eesti keeles siis vabakäe režiim. Sa peaksid teoreetiliselt saama rääkida selle kaardiga juttu paremini, et küsid, millal see kohale jõudmise aeg on, mingisugused huvipunktid teel või ka sa võid paluda AI-le hilinemise korral inimesele sõnum saata. Sa saad Jutaga kokku ja siis, et kuule ütle Jutale, et ma tulen 5 minutit hiljem, kuna ma ei tea, olen siin ummikus. Sulle see kõik kõlab juba nagu mingi tulevik, kas see praegu siis juba Eestis kuidagi on meil olemas seal sees või see on tulemas või? See on nagu väga märkimisväärne, miks ma seda ette loen, on see, et väga palju neid asju, mida siin lubatakse, mul on raske uskuda. Esiteks, sest Eestis see kõlab nii, et see on nagu võetud ühe suurlinna pressiteate põhi ja eesti keele pandud, et
kus on London, Pariis ja teistes linnades on siuksed rattalaenutuspunktid on ju. Ja tihti ei saagi aru kõikide nende Google'i ametlike pressiteadete puhul, et mis on regioonid, sest algab see kõik reeglina sealt teist poolt maakera ehk Ameerikast reeglina. Ja siis ei saagi üldse täpselt aru, et mis, kuhu ja kunas jõuab ja kahjuks peab nagu tunnistama, et siiapoole jõuavad need asjad alati ikkagi ebameeldiva hilinemisega kui üldse. Aga see on üldse eestistatud, eestikeelne pressiteade, et nad on Eesti turul selle suunanud ja võtame siis nii-öelda seda, anname heas usus, võtame seda teate vastu ja usume korraks, vaatame, kas see lubadus ka täidetakse. Kui see juhtub, siis on väga äge. Just, ja muidugi kui nüüd rääkides veel lihtsalt Google'i lennukatest pressiteadetest, siis alles hiljuti tuli muide üks, mis haakub meie hiljutise Android auto teemaga ja Gemini'ga, kus ma olin nagu suhteliselt rõõmus, et nüüd saab rääkida ja Hans, sa just küsisid, et kas ma saan küsida, palju mul autos on näiteks elektrit või midagi muud sellist. Et Google nimelt nüüd teatas, et need autod, milles ikkagi siis opsüsteemina on nüüd kasutusel Google, näiteks ma ise liigitaks vist sinna alla kohe, kui me eksi, oli see vist Renault ja veel teisigi hiinlased samuti siin nii mõnedki, millel juba see autotainment või kogu see keskne konsooli haldus tegelikult baseerub Link Google. Ja Call vist oli ka või? Vist oli ka, et ühesõnaga, et need autod nüüd saavad siis sellise Gemini, mis teebki, ma saan aru, aknaid lahti ja ütleb, palju akus on elektrit. Et tal on ligipääs siis autoga nendele andmetele, mis just, aga et jällegi jäi küll natuke ebaselgeks sellest teatest, et millal see ikkagi täpselt nüüd just nimelt siia jõuab, et alguse saab see jällegi Ameerika poolt, aga see mõjub ka tegelikult loogilisena või see ongi loogiline, et vähemalt see on loogilisem kui see, et kui lihtsalt Android auto on sul telefoniga selline vahekiht, siis tal ilmselgelt võib-olla ongi raskem kuidagi aru saada, mis autos päriselt toimub, aga tõenäoliselt siis see Androidi baasil autoga integreeritud süsteem omab siis ikkagi lihtsamat juurdepääsu või lubasid, et juba neid asju siis vaadata ja võib-olla ka juhtida. Ja seal oli ka toodud näiteid, et sa võidki siis vabalt sõidu ajal mis tahes automuredest ja probleemidest ka Gemini'ga rääkida, nii et ikkagi see on väga lahe. See tulevik hakkab kohale jõudma, mis meil oli mõned kümned aastad tagasi ulmefilmis. See on väga lahe ja kui sellele AI mudelil on kasvõi, kui ta vähemalt saaks infot jagada, et mis on auto seis. See, et ta ka suudab auto mingisuguseid asju, kontrollida, avab uksi ja ma isegi ütleks, et seda ma natuke enne oleksin kahtlustav ja väga umbusaldav. Et äkki ta kuuleb valesti ja siis teeb uksed lahti sõidu pealt või midagi. Aga kui ta vähemalt ütleks mulle, et kuule, autoga on praegu siuke seis ja su klaasipesuvedelik on otsas ja või et kui sul on aku tühi ja ta vaataks ringi, kus võiks laadida, siis mul tuleb praegu meelde viimasest nädalast ka üks huvitav uudis, mis otseselt ei ole digiuudis, aga elektriauto laadijate võrgustikust Eestis üks elektrilaadimisvõrk hakkas pakkuma elektriautodele börsihinnaga kiirlaadijaid. Et sa vaatad, börsil on praegu hind näiteks 5 senti ja lähed sinna kiirlaadijasse ja saad börsihinnaga ja mingi väike käibemaks on vist juures, aga ma tahaks Geminilt küsida, et kuule, vaata praegu börsihindu ja kus ma võiks autoga laadima minna, et kas, kui mul on vaja sõita Tartusse ja 300 kilomeetrit vaja laadida, siis ta vaataks ka seda mulle ära, et sul läheduses on need laadijad siukse hinnaga, nii et. Eks see ongi jällegi nagu samm sinna poole, et me saame rääkida autoga siis ikkagi põhimõtteliselt nii nagu inimesega või nii nagu me mõtleksime, sest ükskõik kui hästi täna Gemini veel ei tööta sul telefonis, arvutis või ka autos, siis ikkagi on nagu olukordi, kus sa tegelikult pead ikkagi aru saama, et sa räägid nii-öelda robotiga ja sa ei saa põhimõtteliselt probleemi püstitus sellisena edastada, nagu sa võib-olla seda mingisugusele kõrvalistujale edastaksid või kellelegi teisele, eks ole, aga kui tal on täpselt selline juurdepääs selle infole, muidugi see info iseenesest on üldse äge mainida, et ma ei tea, kas me peaksime reklaami sellele tegelema, aga see algatus on tegelikult väga äge, et on kiirlaadija, kus tõesti on börsipõhisel hinnal baseeruv hind. Ma ütleme, et mina ei ole elektriauto kasutaja, teie olete ja seepärast ma nägin seda uudistes, mina nagu diletandina mõtlesin, et see on nüüd kõige halvem asi, mis juhtuda sai, sest et kui börsihind tõuseb, siis te maksate nagu lolliks ennast, et mina kodus olen sama meelt, et ma olen alati olnud nagu püsihinnaga paketi eelistaja, et olgugi, et siis miinimum börsihinna eest ma maksan natuke rohkem, aga enamus aastal ma maksan oluliselt vähem. Et kas see, mulle tundub see börsihinnaga on sama asi, et ma pigem on see kallis kui odav. 24 tundi
sa näed ju ette, ütled, et ma tahan täna õhtul vaja laadida ja vaatad, et täna on, ma ei tea, tuul puhub ja väike paistab ja siis vaata sellega on see, et kui see on kodulaadija, siis okei, ja kui see on nagu nii-öelda kiirlaadija kuskil tänava peal, siis sa laed siis, kui sul tarbis on, mitte siis, et ma nüüd sõidan, sest nüüd on odav börsihind, eks ole, et sa ikka sõidad, kui sa vaja sõita on. Pikemad teed. Ja siin on ainult üks pakkuja, sul on ju valikut, et kas sa lähed võtta seda fikshinnaga, mis on ju kogu turg on praegu fikshinnaga, aga nüüd on ka üks siis selle börsihinnaga. Ma olen vaadanud, kui mis Eestis üldse need laadimishinnad viimasel ajal on, sest et ma tean, et Inglismaal on minu jaoks arusaamatu situatsioon, kus Tesla laadijad, millel on supercharge, millel on siis ligipääs kõigile, eks mitte ainult Tesla autodele on mingi 45 penni kilovatt-tund ja siis ülejäänud Ionititel nendele mingi 79, nii et see hinnavahe nagu pea 2 korda ja minu jaoks on arusaamatu, kuidas need konkurendid nagu elus püsivad Teslaga võrreldes. Ei no Eesti hinnad, kui lihtsalt kiirelt siis valgustada sind, on täna endiselt samad, nagu nad on põhimõtteliselt aastaid, et Enefiti 50 kuskil või? Enefiti puhul algavad seal 37-8 sendist ja siis jah, laadimisvõimsuse nagu tõusevad ka hinnad, et see 38 senti on siis, ma ei eksi, kas oli 5 või 60 kilovatti, aga mis väiksema akuga autode puhul on tegelikult täiesti okei, aga 38 senti on ka ikkagi oluliselt rohkem kui odavaim börsihind selle parematel hetkedel. Ehk isegi võib-olla öeldes mitte nii parematel hetkedel, nii et igal juhul on see nagu äge. Ja vaata, siin on ka muidugi, ega nad ju ei paku seda börsihinnaga, nad panevad sinna ka mingi marginaali vahe, see hind hakkab lihtsalt kõikuma, et ta siis saab olla odav minna puhul 25 ja kallim minna puhul 55, eks ole, et mitte 10 nagu siin börsihinna või nagu 0, nagu mõnikord börsihinnaga on, eks. Seda ei juhtu kunagi. Ma võin teile öelda, kuna see kõik info on netis täitsa olemas ja see Maxima Vilderus olev laadija on, ma vaatan muidugi praegu reaalajas äpist, on täiesti hõivatud, kõik käivad seal laadimas, sest et hind on 10 senti või? Jah, 10 senti laadimise eest. Et kui siin, kuna praegu on ka väga madal börsihind, siis 9 kuni 12 senti on siin lähemate tundide jooksul. Mis on selle 38 sendiga ja 40 ja 50 võrreldes kõik nagu maast leitud. Siis on üllatavalt odav. Ehk siis see marginaal neil vahel on jällegi väga väike praegu. Võib-olla see reklaamikampaani, eks ole. Siin on üks sõna, konkurents. Ja see on väga kaval, sest see kett, millest me räägime, ütleme nimega välja. Me ei tea, see reklaami, aga ütleme ausalt välja, see Ignitis on ikkagi väga väike kett Eestis kiirlaadijate võrgustiku mõttes ja see konkurents toimub selleks, et väikse ketina tähelepanu saada, sa pead sellist konkurentsi ütleme, võtte teeme. Meil läks teema täiesti mujale, muidugi rääksime Google'ist ja jalgratastest, aga hakkas rääkima Ignitisest. See on meie mõte, aga uudised tulevad ise meie suust välja. Kuulge, lähme edasi. Kiire uudisrubriik veel. Glenn, sul oli üks väga tähtis uudis selle kohta, kuidas ChatGPT mootoriks olev tark mudel enam ei ajaga mingit pada. Ei no, pean tunnistama, et mind personaalselt ei ole see seganud, aga nagu selgub, on maailmas olnud väga paljusid inimesi, keda see on hakanud häirima ja see on lihtsalt nagu lõbus teemapüstitus, mis natukene võib-olla näitab sellist hingeelu, mis toimub siis keelemudelite sees ja taga nende treeningandmetega. Nimelt ChatGPT juba siis alates seal mudelitest 4O ja hakkas millegipärast inimesed järjest enam täheldasid, et igale poole vestlustesse poetas ta sisse goblineid ehk päkapikke. Ehk et ta suutis nagu anda mingeid võrdlusi päkapikkudega, tuua alati paralleele, stiilis, et kujuta näiteks või ütleme finants sellise inflatsiooni küsimuse peale vastas nii, et kujuta ette, et metsas on 10 päkapikku ja igal ühel on üks seen. Kui päkapikke tuleb juurde, siis seente arv jääb samaks. Aga seente hind ju tõuseb. Või siis ta lõpetab oma vestluse sellega, et jääkusu teele alati piisavalt sammalt ja päkapikkude tarkust. Ühesõnaga päkapikud kuidagi vallutasid siis ChatGPT vestlusi täiesti niimoodi kontrollimatutel hetkedel. Ehk et ta suutis nagu lisada siukseid nagu neid päkapikke sinna, kus sa tõesti nagu isegi, sa isegi ei osa nagu küsida, et stiilis näiteks keegi palus ühte toiduretsepti ja ChatGPT lõpetas ka vastuse sellega, et seda rooga armastavad muide eriti ka need päkapikud, kes elavad põhjapoolsetes mägedes, sest see annab meile jõudu kaevandamiseks. Tal on mingi täielik fantaasia maailma oma päkapikkudega, aga see nüüd roogiti siis välja, tehti talle ajuloputus selles.
nüüd siis mudelist 5.5 jah, on nagu väga oluline uudis, et 5.5 siis lihtsalt ei lahenda meil kvantfüüsika ja tulnukate probleeme, vaid on lahendanud ka päkapikkude probleemi. Et nimelt sai see alguse siis jah sellest, et mudeli treenimisel oli palju kasutatud muude materjalide seas ka mütoloogiat. Ja mütoloogias teatavasti päkapikud tõesti kaevandavad siis Põhjamaades ja igal pool mujal ja teevad igasuguseid toredaid asju. Ja mingil põhjusel siis kas siis mudeli iseloomustamisega, mudelid 4 ja vist oli 5 algupäraste versioonidega ka sai ju öelda nagu mudelile iseloomu, et sa ise nagu siis natuke kujundasid, millele ta nagu viitaks või vastaks. Ja paljud inimesed nagu eelistasid sellest familiaarsemat ja lõbusamat lähenemist ja see läks nagu omamoodi sihukeseks nagu silmuseks või luupiks ehk et mudel nagu tegi järeldusi, et päkapikkudest rääkimine on äge, mida rohkem ta päkapikkudest rääkis, seda rohkem ta nagu päkapikkudest rääkis. Ja nüüd siis 5.5-st ongi üritatud siis treeningandmete nagu aluskihtidest hakata välja rookima seda päkapikkude kinnisideed, et nüüd väidetavalt siis 5.5 ei tohiks enam öelda, mitu seent saab üks päkapikk ja millist rooga ta parajasti sööb, kui sa toiduretsepti küsid. Ma ei teagi, kas selle üle nagu rõõmustada või kurvastada, sest tegelikult on see ju päris... Inimesed protesteerivad juba selle peale, et päkapikud on kadunud. No vaat, et minust oleks see nagu lõbus, kui mudel mulle ikkagi toob kujundliku näite sellega, et mitu päkapikku on vaja, et lambipirni vahetada. Miks mitte? Omapärastest uudistest rääkisite, siis minul jäi silma üks, mis ei ole pigem uudis, sest et see on väga uus asi, aga see on pigem nagu kasvav mure on see, et kui sotsiaalmeedia on meie siin noori ja ka mitte nii noori vallutanud kõvasti ja ei samamoodi, siis nüüd on see asi läinud ikkagi nii kaugele, et õppejõududel ehk siis ülikooli professoritel lausa on mure, et ülikoolis õppivad inimesed ei ole võimelised lugema tekste. Ja selleks on üks grupp selliseid inimesi loonud sellise asja nagu PDF to Brainrot AI, mis iseenesest muidugi on ühtepidi ka nagu veidi raha teenimise selline tool, aga iseenesest üritab nagu lahendada omapäraselt seda tähelepanuvõime probleemi, et Brainrot on siis tegelikult eesti keeles öeldes tähelepanuvõime vähenemine igasuguse sotsiaalmeedia ja muude selliste tänapäevaste segajate mõjul, eks ole, et kui inimesed suudavad keskenduda mitte millelegi pikemat aega ja siis PDF to Brainrot on selline tool, mis iseenesest võtab siis mingi PDF-is mingi teksti, see võib olla vabalt mingisugune päris pikk uurimustöö või asi ja teeb sellest AI-ga sellise TikTok stiilis lühivideod, kuhu pannakse peale siis taustal mängib mingi asi, eks ole, mis tähelepanu tõmbab ja liigub ja siis sinna peale pannakse TikTok ja Instagrami stiilis ühelauselised kuni ühesõnalised tekstijupid, eks ole, siis vahetakse kiiresti, et väidetavad siis noortele tähelepanu. See on väga kohutav ja see on nagu väga halb ja selline, see näitab nagu väga täpselt seda, et kui me tegelikult võib-olla ei võta seda probleemi nii tõsiselt, eks ole, kui ikkagi juba inimesed, kes on nagu suutnud minna kuidagi palju ülikooli ja ei suuda nagu õppematerjale lugeda, et lugemisoskus ja tähelepanuvõime on nagu nii kehvad, siis see on tegelikult väga-väga halb ja selle peaks rohkem tähelepanu pöörama. Mina omalt poolt soovitaks üks asi, mis selle vastu hästi aitab, on see, et lugege raamatuid, sest raamatud on pikad, aitab õpetada tagasi või sellist tagasi tuua seda tähelepanu, sisse harjutada uuesti seda pikka tähelepanu, eks ole. Aga kas ma seda raamatut näiteks Tõde ja õigust saaks ka lugeda selle tööriista abil, et see ilmub niimoodi sõnahaaval ilmub see videosse? Sa võid proovida, kui sul on Tõe ja õiguse PDF, siis laeda seda üles ja vaata, äkki töötab. Ma tean, et see ei ole võib-olla üldse populaarne arvamus, millega ma oponeeriks, on see, et selle kohta on nagu väljend, et ma ei tea, kas seda siinkohal sobib kasutada, aga need tuuleveskitega on väga raske võidelda ja tegelikult olgem ausad, et... Eks lõpuks on meie enda igaühes kinni, eks ole. Ja raamatute lugemine on tänapäeval ikkagi tegevus, mida naljalt enam keegi ei tee. Ma ütleks, et väga paljud teevad seda järjest vähem, sest et sellel ongi üks väga lihtne põhjus. See võtab ebaproportsionaalselt palju aega, kui see ei paku sulle mingisugust, ma ei tea, meeletut naudingut. No oligi, vanasti see ju pakkus naudingut, eks ole, ja muidugi ka said targemaks, aga see on ikkagi nagu meelelahutus. Pigem on küsimus selles, et ta pakkus vanasti sellepärast naudingut, et sinu variant 2 oli vaadata, kuidas muru kasvab. Aga siis lihtsalt, et sul nii talumatult igav ei oleks, siis sa võib-olla võtsid kätte ka Tõe ja õiguse, aga täna on lihtsalt meil nii palju muid alternatiive, et inimese loomus, meie tähelepanuvajandus, kogu keemia, mis meil peaajus toimub,
tegelikult on viinudki selleni, et meil ei olegi mingit isu tarbida mingisugust kilomeetri pikkust teksti. Olgugi, et see võib-olla arendaks. Ja see on tegelikult väga halb, sest et see on ka ju elus väga kahjulik meile, et kogu see tähelepanu võime kahjustamine. Küsime niipidi, et miks see on meile kahjulik, kas see inimene, kes siis nüüd eluaeg vaatab rõõmsalt TikToki videoid ja neid lühikokkuvõtteid tõesti õigusest ja lõpuks õnnelikuna ära sureb, kuidas see siis talle kahjulik oli? Sellepärast, et ta ei saa elus sama hästi hakkama. No karta on, et ta ei saa nii hästi maailma asjadest aru lihtsalt, et talle ei väga kergesti manipuleeritav, ta ei saa hakkama elementaarsete asjadega, et kuidas sa kujutad, kuidas nad inimesed eksamid ära teevad koolis. No aga vaatame korraks ennast, ka mina kuulan muide nende inimeste hulka, kes ei ole Tõde ja õigusi kõik köiteid läbi lugenud. Ja me ei räägi Tõdes õigust, mis on tegelikult, olgem ausad, minule ka ei meeldi, ta on igav raamat, aga normaalseid huvitavaid raamatuid on palju. Okei, ma tahtsingi öelda, et ma nüüd teen ka ülestunnistuse, ma ei mäleta, millal ma üldse viimati mingit raamatut lugesin. Ja sellegipoolest näed, me teeme digisaadet, ma avaldan oma arvamust ja ma ei tunne, et ma oleks kuidagi selles mõttes nagu halb inimene, et ma olen vaadanud lühivideoid, sest ma pean ka tunnistama, et selles vanuses sa oled normaalses keskkonnas üles kasvanud, see on see vahe. Me oleme natuke kaldunud teele, võttes seda kokku lausega, et noorus on hukas ja seda on mina arvan, et me ei näe selle probleemi tõsidust ja me näeme seda siis, kui on liiga hilja. Et ma arvan, et me ei tegele sellega või me räägi ka sellest piisavalt palju. Et ma olen täpselt vastupidisel arvamusel. Aga seda on räägitud aastasadu, et sellest ongi see väljend noorus on hukas, on tegelikult aastasadu olnud kogu aeg vana inimeste nagu jutt noorte kohta, sest et nad ei mõista kunagi, miks noored asju teevad nii või teisiti, aga lõpuks on need noored jõudnud ikka sinnani välja, kus me oleme täna. Just, et selles mõttes, et kui sa üritad olla nagu mingisugune professionaal, kus sa pead nagu mingid asju meeles hoidma ja mingid asju teadma ja siis sul tähelepanu ei kesta, siis... Kui või, ma võtan ikkagi teie jutu kokku, ma ei lase teil jätkata, sest et te esinete väga hästi. Eeskuju, me muide kuulajatele ütlen, me ei leppinud seda enne kokku. See kõlab, et meil on Meelis ja Glenn esindavad väga hästi kahte erinevat seda väitlusklubi poolt ja minust väga hästi esindategi seda, sest mõlemal on head argumendid, aga kuna me tahame saates muust ka rääkida, siis ma jätan kuulajatele nagu võimaluse arutada, et kumba väitlusklubi sinna poolde te kuuluta ja mis teie arvates on paremad nii-öelda argumendid või mitte. Ja sellepärast ma lihtsalt sõitsin teie jutu sisse, ärge pahandage. Ma tahan rääkida ühest järgmisest uudisest veel. Tõesti, maailm muutub väga kiiresti ja muutuvad ka need tööd. Et kui vanasti oli näiteks selline töö nagu sekretär või protokolli ja siis nüüd ammu teeb seda juba masin. Ja meie sõber Ronald on teinud ühe intervjuu ja artikli selle kohta, et Tallinna Tehnikaülikoolis on koos Eesti Keele Instituudiga valminud uus rakendus selleks, mille nimi on Jutukuva, mis on siis mõeldud just täpselt eestikeelse teksti kuulamiseks ja transkribeerimiseks. Ja, et see on huvitav artikkel, et minge Geeniuse lehel, lugege see artikkel läbi ja siis proovige seda rakendust ise. Kahjuks ei ole mobiilidele, on ainult arvuti operatsioonisüsteemidel saadaval. Jutukuva on jah siis nagu lokaalne programm, mis töötab inimese enda arvutis, olgu siis Windows, Linux või Mac. Ja lokaalne, teil on mingid kontosid, ei ole mingid servereid, kuskil saadete andmeid, vaba vara, avatud lähtekood, et tegelikult Meelis sa võid teha sellest Androidi ja iOS-i versiooni ise, võtta see kood lahti ja ütle mingile AI-le, et palun tee mulle sellest mobiiliäpp. Aga ta on nagu, ta erineb sellistest AI mudelitest, et mida tegelikult ju teevad ka suured teenusepakkujad, aga siis sa pead selle jutu saatma kuskile serverisse ja kuluvad sul tokenid või kulub sinu mingi pakett. Et see on siis huvitav eesti keele transkribeerimise tarkvara. Jaa, kindlasti me ka proovime seda ise ka rohkem järgi, sest tõesti siin tekib küsimus kohe alguses või mitu küsimust tekib, et mille poolest ta tõesti siis ikkagi on parem ja funktsionaalsem ja võib-olla siis igas mõttes nagu eelistatum siis nendele rahvusvahelistele teenustele, kes ka täna ju ikkagi eesti keelt transkribeerivad. Aga see muidugi, et siin on veel ka nagu viited ikkagi selle avatusele ja see on teil omamoodi huvitav, sest tõepoolest, kui sa võidki selle võtta ise kätte ja veel kuidagi sealt siis midagi muud teha või seda kuskile sisse liita, see on nagu eriti tore, aga see samas nagu, ma ei tea, kas see nüüd meie eelmise teemaga natuke haagib, aga see on ka natuke jälle see valdkond, et miks me üldse tahame oma juttu tekstiks, ilmselt seepärast, et seda oleks siis lihtne tarbida ja siis võib-olla veel teha sellest hoopistükkis mingi kokkuvõte. Ja siis me jõuamegi jälle sinna välja, et tunniajase saate võib-olla juba väga paljud meie saate kuulajad ka vormistakski mis tahes Jutukuva või mõne muu
tarkvara asemel. Sest et tähelepanu võime kehvida. No just on ju, et nii see ongi. Aga siis, kui te loeksite ainult meie saate kokkuvõtet tekstina, siis te jääks ilma sellest rikkast emotsioonist, mis meil valitseb. Ja vaat see on asendamatu. Mina olen kusjuures ka ikkagi selles mõttes vanakooli inimene, et mina ja võib-olla teie vaidlete mulle jälle vastu, et see on võimatu, aga mina ei talu ka väga populaarset lähenemist, et podcast tuleb kuulata meile 1,5 või 2-kordse kiirusega või veel hullem audioraamatuid, et see ongi see emotsiooni küsimus, et see kaob ära selle rääkija emotsioon, eks ole, ja see ei sobi mulle ka üldse, mina kuulan asju vanakooli mõistes tavakiirusega. See, sa seda muidugi mainisid, meenutas mulle kohe ka minu ühte head sõpra, kes ma tean, et kuulab ka meie saadet loomulikult kiiremini, sest ta ütles, et mis ta seda siis õige kiirusega kuuleb, see võtab nii kaua aega. Jah. Vot, et siin on ka sama jah, et just nimelt siin sama asi, et nagu kaua ma siis kulutan selle, see on nagu raamatu lugemine, kui sa ütlesid, et kaua ma siis selle peale aega kulutan, eks ole, see on väärtuslik aeg. Podcasti kuulamine, sa võid samal ajal teha teisi asju, eks ole, sa ei pea nagu. Ma kuulan mõnikord podcasti kiiremini ja alati, kui ma kuulan kiiremini, siis ma saan aru, nad räägivad aeglaselt ja siis B tuleb mul meelde. No kui me digisaadet salvestame, peaks hakkama kiiremini rääkima, siis inimestel ei ole võimalik kuulata nii kiiresti, sest me peaks kiiremini rääkima. Ole rahulik, nad kuulavad ka siis kiiremini. Minu jaoks on just probleem selles, et see asi läheb nagu tigedaks oravaks, ehk siis pitch või see tämber muutub minu arust nagu liiga palju ja see on nagu isegi kui nad üritavad seda kompenseerida, see ikka tundub minu jaoks väga halb. Ma siinkohal täitsa tunnustavalt meenutaks meie head kolleegi, kes ainult kuulab, Jakob Rosin nimelt. Ja see, kuidas Jakob ta kuulab asju, see on täitsa ikka, vaat see on nagu ikkagi järgmisest levelist või tasemest ikkagi ülejärgmine, et kui me räägime siin podcasti kuulamisest 1, 2 või 3 üks kord või 2 korda kiiremini, siis minu arvates Jakob kuulab nüüd 100 korda kiiremini, et see on nagu stratosfäär ja ta saab ka sellest kõigest aru ja ma ei usu, et ta tegelikult jääb millestki ilma, et ta lihtsalt suudabki selle info nii ruttu ära töötada. Info saab muidugi kätte, et see ei ole küsimus on just selles, eriti podcasti puhul on see veel nagu minu jaoks, kuigi see endale mulle ei meeldi, aga see on mõistetav, aga raamatu puhul, kus näitleja loeb seda erinevaid hääli erineva tämbriga ja teeb nagu tööd, eks ole, väga kvaliteetselt see ära võtta nagu raamatu kuulamise puhul, mis on nagu suur osa minu jaoks sellest audioraamatu võlust, eks ole, siis see on minu jaoks nagu väga halb. Ei no muidugi, siin on tegelikult 2 aspekti, üks ongi see, et kas me tahame saada lihtsalt kätte selle info ja siis seda kuidagi läbi nämmutatud ruttu omale pea aiu toppida või me naudimegi seda protsessi, et kui me läheme kinno vaatama mingit filmi, kus 2 tundi järjest käivad paugud, siis me tahaksimegi, et need paugud on 2 tundi järjest, mitte et käib üks suur pauk 1 minutiga, et meil lihtsalt see protsess ju meeldibki, et see on võib-olla nagu teine asi, et me tahamegi nautida seda. See on puhtalt selline filosoofilise arvamuse küsimus, eks ole, kumba leeri oled kuulnud. Nii see on, aga igatahes jutukuva, siis teie jutt, meie jutt muutub tekstiks. Kuulge, aga räägime siis natukene mõnest seadmest, mis on teil siin käest läbi käinud ja silme eest ja ka kõrvade juurest ja käe pealt. Ja alustame võib-olla Nothinguga. Nothing phone, ma ei tea, nii palju kui ma meenutan alati, kui me oleme sellest rääkinud, siis oleme muidugi välja jõudnud sinna, et Nothingul on mingi raskesti defineeritav isikupära, mida tänapäeval telefonide seas enam ammu ei ole peaaegu, aga mingi isikupära neil on. Ja ma saan aru, et Meelis, sina testisid siis uut Nothing Phone 4A-d või? Ja mina testisin 4A-d ja kolleeg Ott testis 4A Prod, mis on tarkvara poolest põhimõtteliselt identsed ja ka sisu poolest väga sarnased, lihtsalt erinevus on enamasti välimuses. Mina testisin siis seda odavamat varianti, mis võib-olla on enamus inimeste jaoks mõistlikum valik. Et selles mõttes jah, ta on väga sarnane välimuse poolest eelmise aasta Nothing 3A-ga, et endiselt on ta selline suur 6,78 tollinise ekraaniga telefon, nagu tänapäeval kõik on. Nothingu omapäraksus on siis see, et tal on selline läbipaistvast klaasist või tegelikult isegi vist plastikust tagakülg, kus on siis need sellised võltsitud disainielemendid, mis võiksid meenutada mingit telefoni sisuelemente, kuigi ma ütleks, et selle uue versiooniga siis 4A-ga on seda natuke tagasi tõmmatud, et ta ei näe enam välja nii, ta näeb välja nagu tavalisem kui varem. Ja mis aga ta näeb ikkagi välja nagu alasti telefon tagant. Meid näeb jah. Ja
ja mis on suur muudatus on see, et kui eelmistel mudelitel olid siis need Cliff Matrixi tulukesed olid või sellised LED-lambikesed olid üle selle korpuse ülemise kolmandiku nagu laiali pillutatud, siis nüüd on selle asemel on üks 7 elemendist koosnev riba, mis siis üles-alla liigub vastavalt sellele, kui sa paned mingi taimerist, hakkab alt pihta jookseb üles, et nagu taimeri täis saades või kui on mingi toetatud teenus, näiteks ootad Bolti küll ei toeta, aga ootad Uberit ja Uberi auto tuleb, siis ta näitab selle tulukest, kui kaugel see on. Kui sa reguleerid helitugevust, siis sa saad näha sealt tagant, eks ole, kui millised tasemel see helitugevus on ja muud sellised asjad. Et ta ei ole nii kasulik kui kallimate nahvingu telefonide see punktmaatriks ekraan, mis näitab mingid pildikesi ja ikoone, eks ole, aga mingisugune indikatsioon ta on ja ta on ikkagi selline omapärane lisaelement, mida konkurentidel ei ole, eks ole, et ta annab isikupära. Saan aru piltide järgi, et ta on nagu selline valgusruudukestest LED-idest koosnev riba ja siis kõige all on punane. Jah, 7 ruudust koosnev riba. Punane riba tuluk on tegelikult ühe asja jaoks, see on selleks, et kui sa käivitad kaamera ja filmid, siis ta annab filmitavale teada, et seda filmid. Ja muidugi see on see omadus, selle saab välja lülitada, nii et kui sa ei taha, siis sa saad see välja lülitada, see ei ole nagu otseselt turvafunktsioon, sest et ja. Aga see on jah, ta näitab siis salvestusstaatust vaikimisi. Sisu poolest, ekraan on hea, eks ole, nagu ikka korralik 120 Hz, natukene eredam kui varem, kuigi praktiline eredus ei ole nii hea kui lipulaevadel, loomulikult on 3 korda odavam telefon. IP64 niskuskindlus ehk veekindlust ei ole, uputada seda telefoni ei tohi, vihmavoole ilmselt keskmisele peab vastu, tahaks loota, vähemalt lubatakse. Ekraani kaitseb Gorilla Glass 7i, mis on ka selle sinna, kes väga levinud ja mis ei ole nii tugev, kui on kallimatel, aga siiski piisavalt tugev. 120 Hz ekraan, mis ei lähe küll 1 Hz-ni alla, vaid on kas 60 või 120, mis võib-olla akule ei mõju nii hästi kui kallimatel telefonidel, aga on okei. Akust rääkides siis 5080 milliamprit, eelmise aasta mudel oli 5000, nii et selline kosmeetiline suuremaks minek. Ja aku kestab niimoodi, et normaalse kasutamisega või aktiivse kasutamisega päeva hakkama 2 venib välja ainult siis, kui sa oled tõesti nagu väga tagasihoidlik kasutaja. Pigem on ta ikkagi ühepäevase akuga telefon. Ja siis laadimine on teoreetiliselt 50 vatti, praktikas 70 minutit 0-100-ni, mis on selline, ma ütleks, et 33 vattise laadimisega üleemine mudel või mingi odavam mudel laadis põhimõtteliselt sama kaua, nii et ega seal tegelikult see number on ilusam kui praktika on, aga samas ei ole midagi hullu, et 70 minutit on nagu 0-st täis sellise aku puhul okei, siuke keskpärane tulemus, eks ole. Ja siis me võib-olla ju võimegi jõuda tegelikult ju kõige olulisem asjani, milleks on kaamera ja kaamera puhul on siin tehtud üks suur muudatus, mis on tegelikult selle telefoni põhiline eelis selles hinnaklassis, et kui eelmine aasta oli 2 muudatust, üks oli see, et ülilai nurk oli tehtud kehvemaks kui üle-eelmise aasta mudelil ja oli pandud juurde 2-kordne optiline zoom, best nimetaks üle-eelmise aasta mudeli oli, siis tegelikult 2-kordne pisikese sensoriga optiline zoom on tegelikult nagu suht mõttetus, et tänapäevased telefonid suudavad oma suure megapikselite arvu ja suhteliselt valge lainurgast teha ka nagu korralikku sellist sensorkroppi või hübriidzoom'i, mis on nagu tavaliselt päris hea. Ja sellepärast ma eelmine aasta ütlesin, et see zoom kaamera asemel oleks võib-olla võinud olla parem ülilainurkas. Selle aastal on zoom kaamera teinud kõvasti paremaks. Nüüd 3,5-kordse ehk 80 mm optilise zoomiga Samsungi väga populaarne JN5 sensor, 1/2,75 tolli ja f2.9 ava, mis ei ole küll väga suurepärased numbrid, aga kui need numbrid konteksti panna, siis ma võin öelda seda, et täpselt sama sensor, samade väga sarnaste andmetega on pea 1000 eurot maksva OnePlus 15 zoom kaamera, nii et tegelikult arvestades see telefon maksab pea 3 korda vähem, siis väga hea tulemus. Ja pildi kvaliteedi poolest on niimoodi, et põhikaamera teeb okeid pilti, zoom kaamera teeb arvestades hinda ka väga head pilti, isegi 7-kordne hübriidzoom on väga hea. Nothing reklaamib ka sellel telefon 70-kordset digizoomi ja siis kallimal Pro-versiooni 140-kordset digizoomi, milles kumbki loomulikult kasutamist ei kõlba, et üle 10 või nagu 20 võib-olla venitab välja mingid arutava pildiga, aga tegelikult üle 10 korra digizoomi seal nagu kasutada ei kannata, siis läheb ikka asi nagu väga EIX ja udukoguks ära. Et kallimatel hinnatelefonidel on see digizoom natukene parem, mis hinda arvestades
ongi loogiline. Ja pildi puhul ongi see, et me siin Otiga vaidlesime selle üle veidi, et minule tundus, et see pildi selline värvitoon on nagu pikslilik või selline hästi laid back ja õige ja vähe ülepingutatud või värve ei ole nagu peale keeratud. Ott arvas, et vastupidi, et temal tundus, et värvid on peale keeratud. Aga mina ikkagi endiselt ütlen, vähemalt selle tavalise A puhul on see, et ta on oluliselt vähem peale keeratud värvidega kui enamus Hiina tootjate kaameraid ja värvid on tegelikult täiesti siuksed mõistlikud. Ja ka detailsusel ja muul sellisel ei ole iseenesest otseselt viga. Küll on aga see, et ikkagi selline ühtlus, et ühest pildist teise on ikkagi natukene kehvem kui kallimatel mudelitel ja kui me vaatame seda konkreetset zoom-kaamerat, imestame, et seal on sama sensor ja sama optika praktiliselt, kui on siis mitu korda kallimal OnePlusil, siis siin tuleb ikkagi selle OnePlusi ja Oppo grupi tarkvara tegemise oskus suure Hiina tootjana, et nende pilditöötus on kõvasti parem, nad suudavad samast sensorist ikkagi nagu märgatavalt parema pildi välja võluda. Ja põhiline vahe on tegelikult ikkagi pimedas, ehk siis selle Nothingu telefoni põhikaameril ja zoom kaameral pimedas on kipub, sa pead ikka kõvasti paigal hoidma, sest kui natukenegi liigutad, see on kohe udu kogu, nii et teised suudavad nagu veidi kompenseerida pimedas tehes ka seda kerget liikumist, et see ei suuda. Ja ülilaiunurkkaamera on täpselt samasugune kui kõigil teistel sama hinnaklassi odavatel kaameratel. Väga väike 8 megapikseli väga väikse sensoriga ja sellega võib valgest teha pilti, kus on vaja palju pildi peale mahutada inimesi või asju, aga ega see pilt nagu väga hea ei ole ja pimedas on see nagu praktiliselt mina seda pimedas ei kasutaks. Aga iseenesest arvestades hinda, siis see ei ole nagu kehvem, ma olin väga negatiivne selle ülilainurga puhul, aga teistel sellistel 200, 300, 400 eurostel telefonidel on enamusel, kui me piksli juurde välja jätame, on see ülilainurk nagu väga sarnane ja ükski neist ei ole nagu väga hea. Et zoom kaamera üllatas mind positiivselt, et selles mõttes selle raha eest on ta ülihea ja põhikaamera on, ma ütleks, sama hea kui eelmine aasta, nii et nagu ega eelmise aasta ei saa kurta. Et selles mõttes ja muidugi tarkvara, eks ole, see Nothing OS 4.1, mis on seal selle siis on väga sarnane Google'i tarkvarale, nüüd natukene on muudetud, et mõned asjad on see enda tehtud, loomulikult seal on siis endiselt Nothingu selline, kui ma ütlen, see skinniks ma seda nimetaks, aga nende enda ikoonid on, nende enda font on, ehk siis on väga nagu isikupärane ja kui sulle see ei meeldi, siis tegelikult saad teadistamisel selle kõik välja ülitada. Ja tegelikult see tarkvara mulle meeldib, seda on hästi puhas, aga nii-öelda jutumärkides puhas Android, kui tänapäeval sellist hästi nagu puhas Android pole enam olemas, igal ühele mingi oma flavor või oma nägemus sellest, eks ole, aga ta on jah kõige ta on kuidagi ka selline, ma nagu kommenteerin su juttu vaadates pilti, et kas ta on selline modernne ja mitte päris minimalistlik, aga selline kuidagi väga, mis see sõna on, mida ma otsin, nagu hea kontrastiga ja selge. Ta on omapärane. See, kas sulle meeldib see punktides koostatud või see punktmaatriks font, eks ole, see on maitse asi. Aga ma ütlen, sa ei pea seda kasutama, saad see välja ülitada. Aga igal juhul ta on isikupärane ja selles mõttes heas küljest isikupärane, mitte halvast küljest isikupärane, nagu põred on. Tarkvara poolest on ka see, et siis nagu natukene on ka mingid lisaasju, näiteks nagu eelmine aastas said ChatGPT integreerida mingitesse vidinatesse ja asjadesse, aga see käib nagu näiteks veidi manuaalselt, sest et kuigi need vidinad on olemas, aga ChatGPT äpp ei ole eelinstallitav, selleks ta töötaks, pead seda käsitsi installima omale. Ja siis endiselt on eraldi siis nupp, mis avab siis nende digimärkmiku, mis on selles mõttes selline, ütleme nii, et endiselt väga minimalistliku kasulikkusega, eks ega tast väga palju kasu ei ole, aga ta siiski natukene midagi teeb natukene paremini kui eelmisel aastal, Essential Space on selle nimi ja eesti keelt nad endiselt ei oska, eks kui sa teed eestikeelsest asjast screenshot'i, siis ta suudab seda teha küll mingisuguse kokkuvõtte, aga enamasti ingliskeelse. Ja ainuke asi, mis tõesti on nüüd 2 asja, mis juurde tulnud, üks on see, et nüüd on see, et sa saad ikkagi sünkida, kui sa teed Nothingu konto, saad sünkida pilve ja kui sa juhuslikult on millegipärast 2 Nothingu telefoni, siis saad nende omavahel nagu neid märkmeid sünkida. Ja teine asi on see, et mida ma eelmine aasta või eelmise telefoni puhul, äkki see oli veits kallim Nothing 3, mida ma viimati testisin, selle puhul kirusin, et
et ta küll sa saad nagu teha näiteks piletilevist või mingi sellist asjast screenshot'i, aga ta ei suuda nagu kalendrisse panna sulle seda infot on ju, sest nüüd on see võimalus on juures, et Google'i kalendri linkimine on olemas, nii et kui ma teen kontserdi piletimüügist pildi, siis ta paneb mulle selle kuupäeva, kella ja asukoha ilusti kalendrisse ja tuletab mulle pärast seda meelde, et see on nagu minu arust kõige kasulikum asi, mida sellist märkmiku tüüpi asjad kunagi teha oskavad ja muidugi siis teine võimalus on see, et selle sensor nupul pikalt peal hoides saad sa siis häälmärkmeid lugeda sisse enda diktafonina, aga see on samamoodi, et ta oskab neid transkribeerida. Aga kui sa räägid seda eesti keeles, ta muidugi saab millega tegemist. Siin oleks vähe jutukuva mobiiliversioon. Kuule, ma vaatan, et siin on, ma küsin kiirelt ära, et Essentially AI tööriistakastis on veel mingi selline asi nagu Essential Apps, kas sa proovisid seda lubaduse kohaselt, mini-äpid, mis on whiteboard'id läpid. See kõlab nii, et see kõlab nagu tulevik, et kui sul on vaja uut rakendust, sa ei pea seda tõmbama kust rakenduste poest, vaid see masin teeb sulle koha peal valmis nagu käsitsi. Ma ei proovinud ise teha, ma vaatasin seda nii-öelda nende galeriid, kus on siis kasutajate tehtud asjad. Ma ei leidnud sealt mitte ühtegi, mingid pisikesi mängukesi asju, aga ma ei leidnud sealt mitte ühtegi asja, mida ma tegelikult tahaks kasutada, nii et ma ei tea, kui nagu kasulik see tegelikult on, huvitav lisa, aga ma ei ütleks, et see oleks väga nagu kasulik. Muideks, kui me rääkisime siin sellest dikteerimisest ja siis sellest Eesti asjast, eks ole, siis tegelikult Nothing kuulutas välja ka nende sama sarnase teenuse, mille nimi on Essential Voice ja mille puhul nad ütlevad, see toetab 100 keelt. Aga me ei ole saanud seda proovida, sest et see on praegu saadaval ainult siis selle Pro mudelile ja vanemale 3-le ja ka 3A-le või 4A-le, mis minul on, tuleb see maikuus, nüüd maikuu ei ole veel, no nüüd on juba käes, aga kui ta siis mai lõppu võib-olla ma saan seda proovida, kui ma ei pea vahepeal seda telefoni tagasi andma, aga et hea meelega proovis, kas see asendab nagu eestikeelset transkribeerimist või mitte, aga kahjuks ma praegu seda veel ei saa testida. No kui ma vaatan neid telefone nagu mõlemat, et see jutt nüüd praegu, millest sa pikalt rääkisid, oli tegelikult Nothing Phone 4A, eks ole, mitte 4A Pro. Ja, aga 4A Pro on väga sarnane, lihtsalt seal on põhiliselt on vaheomadust, natukene varemist on protsessor, ta on metallist tagakülg ja tal on siis punktmaatriks ekraan, mis selle tulukast tasemel, kus on rohkem infot on ju. Ma just seda tahtsin korraks teemaks võtta, et mida sa siis saad 4 Pro eest rohkem, ehk sa saad tegelikult natuke muide õhema ja natuke väiksema telefoni, millel on natuke suurem ekraan ja mis on siis alumiiniumist, et kummalisel kombel 4A ekraan suuruse vahe on nii minimaalne, et seal ei ole nagu sa saad tegelikult siis selle klaasipinna ees omal suuremaks, aga telefoni käes natuke väiksemaks. Küll, mida sa üldse ei saa, kaamerad on muide neil identsed, kui välja arvata see digisuumi kordaja. Ja tegelikult on üks vahe on see, et Pro kaamera, põhikaamera on Sony sensoriga ja tavalisel on Samsungi sensoriga, aga ega tegelikult me võrdlesime neid pilte, ega me vahest aru ei saanud, nii et ega ei ole suurt vahet tõesti. Kaamerate spetsifikatsioonides on tõesti, et see sensori mõõduvahe on 0,1 tolli, et tegelikult punktitihedus on ka sama ja optiline staabikus on olemas. Ehk et lisaks siis jah, mis sa mainisid, sama Glyphi ekraanil on rohkem piksleid, ehk et ma tahtsin oma jutuga ikkagi nüüd jõuda välja sinna, et kui sa tegelikult tahad siis saada natuke kiiremat, natuke ägedamat ja üldse niisugust blingi ja kõike rohkem, et siis igal juhul tasuks vist see 100, natuke vist kallim on see vahe, 100 pluss eurot on see erinevus. Küsimus jah selles, kas sa tahad seda, kas see on sinu jaoks väärt 100 eurot kulutada, eks ole, kui on, siis jumala eest. Ja, et nad mõlemad on tegelikult ju ägedad telefonid hea hinnaga, aga 4A Pro lihtsalt lisab sellise väikse nagu touchi sinna juurde. Ma vaatasin neid hindu, et on tavaline on siis 380 eurot on hind ja teisel on 510. Hinnad tunduvad mõistlikud nagu. Alguses ma mõtlesin, kui ma seda telefoni testisin, et see tundub mulle nagu oluliselt kallim, et see telefon on kallimaks jäänud, kui ta oli eelmine mudel eelkäija, eks ole. Aga siis ma vaatasin ja uurisin ja tuli välja, et tegelikult nad tulid müügile sama hinnaga, et mõlemad olid sooduslik hind 379, lihtsalt selleks ajaks, kui me eelmine aasta seda 3A testisime, oli läinud mingi 6 aega mööda väljatulekust ja siis ta oli iseenesest jah, selles mõttes nagu väga selline tundus nagu 50 eurot kallim see uus mudel, aga tegelikult välja tulid sama hinnaga, selleks oli hind juba kukkunud, kui mina muidugi ei ostaks seda 128 gigabaidist mälumahtu, mis on 380 eurot. Ma saad aru, et 2 korda suurema malumahuga on 460 eurot.
jah, aga vaat siin just, et see on tegelikult ongi see. Küll aga on küsimus. Meelis, siin on väga huvitav, et nad pakuvad täiesti valikuna kohe 256 gigabaidist mudelit kahes valikus, kas 8 gigarammi või 12 gigarammi ja vahe on 50 €. Ja siin ma tahaks küll sa vist ei testinud kahte kõrvuti, aga mis sa arvad, kas mul on tõesti mõtet maksta 50 € rohkem 4 gigarammi eest sellisest telefoni? Tead, see on maitse asi ja võib-olla siin me peame jõudma ka ühe tegelikult kõige suurema probleemi juurde, mis seal telefonil on, mille ma enne ära unustasin, aga mille peale ma nüüd tulin. Tegelikult on see, et mina maksaks ennem suurema koguse rammi eest kui suurema sisemälu eest. Pilveteenused on olemas, aga see on maitse asi. Kui sul on vaja hoida suurt kogust muusikat ja pilte telefonis, siis sul on vaja suurema kogust mälu. Mina hoian enamus asju pilveteenuses ja mul ei ole, mulle tegelikult piisaks 128, aga 12 gigarammi on praegu võib-olla ei ole tähtis, aga mõne aasta pärast võib olla tähtis. Ja see on nagu küsimus, kaua see telefoni kavatsed kasutada. Ja siin on nagu see asi, mis tegelikult on minu arust kõige suurem probleem, et Nothingul pakub küll turvauuendusi 6 aastat, aga Androidi versiooni uuendus ainult 3 aastat, nii et see on vist praeguses kõige väiksem, et kõik teised tootjad Euroopas vähemalt kipuvad pakkuma, ka Hiina tootjad, kes vanasti pakkusid väga vähe, on praegu ikka 4 või 5, nii et see on nagu selline üks oluline asi, mida võib-olla silmas pidada, et nad ei paku pikka uuenduste tuge. No selge. Kuulge, aga ma tegelikult ei pane seda rubriiki kinni, aga lähme siit sujuvalt edasi selle sõsar seadme juurde äkki. Ma saan aru, et Nothing. Ja mis sobib selle telefoni juurde välimuse poolest väga hästi, ma tegin pildi, kus nad koos ühel pildil ja siis nad sobisid väga hästi nagu kõrvaklapid. Mis see on? Mõtle mudel ka ja. Nothing Headphone A. Ehk siis A on jälle sulgudes, nagu kõigil Nothingu asjadel on siis number on sulgudes või väike täht seal lõpus. Ja need on siis kõrvapealsed klapid, jah? Ümber kõrvaklapid. Ümber kõrva. Ehk siis suured kõrvaklapid, selles mõttes, jah. Et aga juhtme vabalt. Nad on vabalt kõrvaklapid ja tegelikult siis nad on Nothingu nüüd 3. suur kõrvaklapp, et esimene oli siis Nothing Headphone 1, siis tuli välja CMF Headphone, CMF on siis teatavasti nende selline värviline säästubränd ja nüüd on siis need on tegelikult välimuselt väga-väga sarnased, et mitte öelda identsed selle Nothing Headphone 1-le maksavad 100 või 150 € vähem. Peast ei mäletan, maksavad 169 €, teised on 299 minu teada. Ja milles on siis vahe, esimene vahe on see, et kui nendel Headphone 1-l on siis need kopsikud on metallist, siis need on plastikust. Nad on sellisest läbipaistvast, poolläbipaistvast nagu telefonil läikivast plastikust, muidugi samasugusest nagu telefoni taga külg, eks ole. Ja see osa mulle üldse ei meeldi, see teeb odava mulje. Ja nüüd üks asi on see, et kui ma võtan peast ära ja nad lähevad omavahel kokku, eks ole, teevad sellist häält. Siis metalli puhul võib-olla natuke kulub, eks ole, aga ma kardan, et kui ma kuskil kotti viskan nad või taskusse see plastik, ma ei kujuta ette, kui hästi see vastu peab, eks ole. Muidu ümbrised peas on mõnusad, nad on natukene kergemad, 310 grammi kergemad kui need kallimad klapid. Täiesti okeid on ümber pea ja loomulikult alles on siis Nothingu kallimadest klappidest tuntud väga-väga hea juhtimine, et tal on siis parema kopsiku peal on selline rullike, millega saab edasi-tagasi kerides volüümi reguleerida, peale vajutades saab logu pausile panna ja selle all on siuke nagu labidas või selline väike nupuke aer või mis kuidas nimetada, mida siis ühele pool teise pool lükates saab lugu vahetada. Külje peal paremal pool on üks väike nupuke, mida saab siis panna näiteks mürasummutu sisse välja lülitama või mingi täppi avama või mingeid muid asju tegema. Et selles mõttes väga selline väga hea juhtimine, et see oli tegelikult kallima mudeli samasugune ja see on endiselt Nothingu mõttes üks parimaid juhtimisi, mis üldse olemas on. All on siis USB-C pesa, 3,5 mm pesa, mis on aktiivne, mis tähendab seda, et kui klapid on välja lülitatud, siis sa analoogpesakas kuulata ei saa. Ja lisaks on USB-C pesa, mis on jällegi väga hea, sest USB-C pesast saad sa kuulata muusikat ka juhtmega samal ajal klappi laadida. Et minu arust tänapäeval selliste USB-C-ga laetavatel klappidel on täiesti nagu jabur, et sa ei saa neid kasutada USB-klappidena, Sonysid näiteks ei saa, eks ole, mis on nagu minust väga imelik. Enamus teisi klappe tänapäeval juba saab. Et iseenesest arvestades nad maksavad 169 €, siis ma ei saa kurta. Mürasummutus on tagasihoidlik, aga mitte halb, keskpärane, mida võib-olla sellises rahas võiks ka oodata, et Sony Ultwearil on, ma arvan, et veidi kehvem mürasummutus. Headphone 1-l on sarnane, aga natukene parem. Sennheiseri
Momentum 4-del on ka natuke parem. Sama jutt käib tegelikult siis läbikostvuse ja mikrofoni kvaliteedi kohta on mõlemad okeid, aga mitte nii head kui kallimatel. Mis puudutab heli kvaliteet on huvitav, et neil on väga tugevalt tõstetud bass ja väga tugevalt maha tõmmatud selline, ma ütleks mitte meat bass, või kes on ma ei oska, mis sagedusala see on selline, ma oskan kuskil sihuke 500 hertsi, selles kandis. Ühesõnaga, et nad on nagu keskosa alumist osa allapoole tõmmanud ja siis bassi osa nagu ülespoole tõmmanud, tekkinud sellise kaare. Ja see on nagu omapärane helisignatuur, mis ei kõla nii puhtalt kui see kallim mudel, ta ei ole otseselt halb. Kui mina pakist välja võtsin ja esimest korda kõrva panin, siis mulle tundus esimese hooga, et nad on läinud nagu Beatsi teed. Ehk siis nad nagu kõlavad nagu Beatsi klapid enne seda, kui Apple Beatsi ära ostis heli heaks tegi. Ja see on hästi bassine. Ja siis kui ma rohkem kuules, mõtlesin, et tegelikult see ei ole Nothing suhtes aus, sest Beatsi klappide bass oli ikkagi nagu väga halb ja ta varjutas täiesti ära kõrged ja keskmised sagedused ja oli siuke nagu mudane ja nõme. Aga nendel see asi on nii hull ei ole. Ta on nagu täiesti normaalse bassi klapid, kuigi saab teha väga bassiseks. Aga mis on jällegi ka nende klappide selline päästerõngas või mis nad tegelikult teevad üsna huvitavaks on see, et neil on parameetriline equalizer, mis võimaldab siis ka alla tõmmata QR-koodiga teiste poolt tehtud equalizeri seadistusi, mis on tegelikult väga hea omandus, mida minu ainult Nothing nagu nii lihtsalt pakub. Ja häda on selles, et kui Nothing Endphone 1 oli väga paljude audiofiilide ja reviewerite, youtuberite poolt tehtud nagu üsna huvitavaid ja häid equalizeri seadistusi, siis selle A puhul, kuigi nende reviewsid on palju, siis neid nagu keegi ei tee. Võib-olla neid on lihtsalt niivõrd palju keerulisem heaks saada seda helipilti, et neid on nagu vähe. Ma leidsin ühe, mis mulle täitsa meeldis. Et jah, ta ei ole kindlasti nii hea kui see kallim mudel, ta ei ole nii hea kui mõni teine kallim mudel, ta ei ole ka kindlasti on väga kaugel sellest, mida saab sooduskampaanias sama raha eest Sennheiseri Momentum 4-dest, eks ole, mis on kõvasti paremad klapid. Aga kui sa tahad nagu endale stiilsed klappest, ma saan väga hästi aru, mida Nothing on teinud. Nad on teinud disaini klapid paksu bassiga, mis on mõeldud konkreetselt, ma ütleks, mingi Gen Z-le või samas nagu inimestele Instagrami põlvkonnale, eks ole. Sest et tegelikult ja mina ei ostaks ka seda musta värvi mudelit, mis mul on siin testis oli, sest et see on tõesti nagu läikivad sõrmejälje magnetid igavad, aga Nothingu valikus olemas valget värvi ja valget värvi ka selliste roosade ja kollaste kopsikutega. Ja need on nagu tõesti ägedad, lähevad ägedad välja, sa postidega tänaval silma, sa oled nagu lahe ja sul on selline mõnus basside tubide heli, mis paljudele kindlasti meeldib, et selles mõttes 169 euro eest ma arvan, et on täiesti okeid klapid, on omapärased. Samamoodi on Nothingu telefon, eks ole, et nad on, võlu on seal ikkagi see eristumine ja see on hea. Väga hea ülevaade ja ma arvan, et see oligi see üks asi, mida oli vaja meil ära tõestada, et kas nad on suutnud oma isikupära alles hoida, et on muus osas soovitama igaühel lähemalt uurida, kes tahab mõelda kaaluda selle peale, kas nemad võiks ei miskit kasutada oma telefonina. Nii, aga me oleme saatega peaaegu lõppu jõudnud. Tegelikult oli veel üks seade, millest rääkida, aga mulle tundub, me võiks sellest rääkida järgmine saade, et oleks rohkem rahulikult aega arutada. Inimestel nii 2-kordse või 3-kordse või 4-kordse kiirendusega meie saade juba kütab kiiresti lõpu suunas, aga enne kui me tõmbame otsad kokku, meenutame, meil on kirjarubriik, teie kirjad, mis on huvitavad, sisukad, head ja sisaldavad kiitust või kriitikat, me ikkagi jagame. Kirjutage neid meile aadressil digisaade@geenius.ee ja üks kiri, millest üks korraks ka lühidalt rääkida, kirjutas meile Urmas. Urmas kirjutas meile pärast meie saateid, kui me rääkisime Eesti hostingu pakkujatest, kuidas Eesti hostingu pakkujad äri tegemise maneerid suunavad meid välismaale ja Urmas ütles, temal see kõik on ka minul läbi käidud tee. Tal oli ka siis oma nimeline domeen ja ta ei taha tööalasid e-kirju lahendust erakirjadega segada. Ja lõpuks jõudis ta siis niimoodi, et ta käis kõik eestimaised kompaniid läbi, mis tegelesid röövimisega ja ütles ta, Urmas kirjutab, ei saa me läbi Lätita, nagu ütleb üks laulusalm. Ja lõppude lõpuks leidsin kõige asjalikuma lahenduse naabrite juurest Lätist. Tegu on siis inbox.eu kompaniiga, mis pakub rätsepa lahendust Urmasele. Urmas soovitab ühe oma domeeniga kirjakasti, mille aasta maksumus ilma käibemaksuta on täpselt 8 eurot 26 senti.
ja sellega saab siis terve aastaks oma domeeni nimega postkasti. Ja Urmas muide annab veel ühe soovituse. Postkasti saab siis siduda ka oma programmiga. Minu puhul on siis see e-kirja programm Thunderbird, mida kasutan juba järjepanu 25 aastat ja millele siiamaani asjalikku alternatiivi pole. Nimelt saad siia panna kokku kõik oma töö, era- ja spämmi postkastid. No mul tuleb ka nostalgia laine üle minust, sest Mozilla Thunderbird on legendaarne programm. Mina olen ka kunagi väga-väga ammu varases nooruses Thunderbirdi kasutanud. Vahepeal oli siis varjusurmas ja ta oli nagu muud oli läinud ja alla jäänud, teistele muutunud üsna halvaks, aga minu teda praeguseks on Thunderbird selliste de-googling või Google'ist loobujate ja ka Linuxi inimeste maailmas väga populaarne ja ta nagu keegi ostis nad ära ja tegi nad uuesti heaks ühesõnaga. Ma mäletan, kes see oli, Mozillas äkki ei olnud, aga keegi teine oli, kes Thunderbirdiga tegeles. See on ilmselt hea lahendus, kui sa ei kasuta mingit sellist suurt teenusepakkujat Microsofti või Google'it. Ja, et mina tahaks Urmas võib-olla kirjutada ja öelda, et miks on või et kas minu jaoks on 826 kalli võita. Selles mõttes ma ei tea, võib-olla see tõesti hea hind, aga. Tuletame meelde, et see ei ole kuus, vaid see on ju aastas või? See on aastas, ja ongi. Selles ma ei saangi valesti aru, see on väga odav. Ma kuidagi ma lugesin selle kirja läbi ja ma vabandan kohe Urmas asma, sest et ma tõesti arvasin, et see oli 6 mitte aastas, siis ta on tõesti väga odav. Sest ma just jõudsin mõelda selle peale, et Proton meil pakub 5 euro eest kuus oma domeeniga meiliaadressi, aga jah, 6 ja aasta on väga erinevad asjad. ja kohe on meil palju kuulajaid, kes mõtlevad ja praegu ütlevad kõva häälega välja, me saavad kuulates, et aga miks maksta, kui saab tasuta, aga teatavasti tasuta lõunat pole olemas, et tasulised teenused, alati on neil mingi eelis ja pluss on. Kuulajad saavad nüüd öelda seda, et kui me rääkisime sellest, kuidas tänapäeval ei ole noortel tähelepanuvõimet, siis tuleb välja, et minul ei ole tähelepanuvõimet, ma suhtelt pannud tähele selle aasta. Oma värav praegu sul, oma värav. Just. Tõesti, nad oma lehel ka ikkagi mainivad hinda 0,83 eurot kuus, et jah, Urmas mainis meil aasta hinda pakkumistele, aga 6 eurot. 83 senti kuus siis jah. Aga ma ütleks siia veel. Sellest ei saa mitte midagi täna. Siia veel lihtsalt juurde selle tasuta ja selle kohta, et jah, see kasutusviis või use case, eks ole, mis mul oli pigem nagu see, et mul oli tegelikult kirjakastina Gmail olemas, mida ma kasutan põhilisena. Sa tahtsid domeeni suunata? Ma tahtsin domeeni sinna suunata. Tõsi, mul tekkis kohe see probleem, mis tegelikult tänaseni väga elegantselt ei olegi lahendunud, aga siiski just nimelt välja saadetud kirjade aadressi väli, et see tuleks viisakalt ja ei oleks kuskile spämmi liigituv. Ehk et kui mulle näiteks keegi saadab kirja Glennet Mastering ja ma talle nüüd vastan, et see kiri tuleks ka samalt domeenilt, siis kui ma Google'is tahaks seda saata, siis Google'i serverid ei taha selle domeeni alt saata. Selleks ma kasutan täna ühte teist lahendust SMTP2.go, mis on ka muide tasuta ja selliste väikeste mahtude puhul, aga ikkagi see on nagu natuke nikerdamist ja ei ole võib-olla päris nii sirgjooneline, aga see Urmase pakutud Läti lahendus tegelikult annabki sulle ikkagi täisväärtusliku postkasti. Sa ei pea hakkama seal üldse midagi möllama, aga loomulikult, kui sa nüüd sinu nagu lõplik postkast on mingi suure teenusepakkuja oma, siis võib-olla ei sobi see jälle selle kasutusstsenaariumiga kokku, et see on lihtsalt väga hea lahendus, kui sulle see lahendus tegelikult sobib ja raha ju selle eest küsitakse tõesti väga-väga vähe. Aga mina täna oma sellise suunamislahenduste eest, kus ma küll siis nüüd tõsi pidin ise natukene jutumärkides programmeerima, mina maksan täpselt 0 eurot ja ma saan siis saata välja nii Gmaili postkastist kui ka oma teise domeeni kirju vastu võtta Gmaili postkasti. Ja siis hostib sind lihtsalt Google. Jah. See on, ütleme, väga hea näide Urmaselt, aitäh ja on eeskujuks meie teistele kuulajatele ka, et jagage oma lahendusi ja nippe ka. Kui te ei ole nii kadedad, et teil on mingi nii hea kaval lahendus, et te ei taha seda kellegagi jagada ja siis tulevad kõik võtavad selle üle, aga ma arvan, et meie digisaate kogukond on piisavalt kokkuhoidav, et omavahel me võime jagada. Nii et digisaade@geenius.ee on meili aadress, me ei ütle, kus see hostitud on, aga kuskil ta on hostitud ja sinna oodata meie kirju tänaseks, aga paneme saate kinni, sellepärast et nädal aega kogume mõtteid ja tuleme tagasi 1 nädala pärast.